Liigume edasi. Läheme arhitektide juurde. Margit Mutsa räägib meile raskest ajast ja leidlikkusest. Tere kõigile! Siia poole. See posti taga, et ma ruttu rääkima. Need märksõnaks ma saadeti, need teelikus innovatsioon, taaskasutus ja nii edasi. Ma mõtlesin, et ma räägin mõned mõtted, mis mul kõigepealt nagu nende sõnadega seoses meelde tuli. Ja paslik oleks alustada võib-olla selle masu teemaga, et ma olen mõelnud, et rasked ajad, et need toovad nagu inimestesse leidlikkuse ja taaskasutuse just esile. Ja siin on pildid Aafrikast, kus me käisime Cape Townis mõned aastad tagasi. Ja ümber selle Cape Towni on Township, kus elavad neegrid, kes teevad oma maju tõesti sellest, millest just praegu kätte saavad, sellest nad on väga leidlikud. Mõned majad neist on lausa kahekordsed, mõned on neist advokaadibürood, osad on neist televiisoripood oli näiteks üks. Ja see kõige huvitavam osa on terve selle Aafrika reisi jooksul ja ma tean, et see nende aafriklaste arhitektuur, et see mõjutanud ka näiteks Annela Catoni, Prantsuse naisarhitekti, mind mõjutab ka kindlasti kohe. Ja ma ei tea, kuidas inimene tuleb selle peale, et värvida oma maja siniseks, siis teha üks liist nagu vahepealt pruuniks ja panna kokku kaks sellist akent, et mina professionaalse arhitekti, ma ei tooks hiila selle peale. Et tervikuna see pilt on tegelikult kohutavalt suur ja päris kole, aga sellised üksikuid vahve momenti leiab. Siin on nüüd Aafrika selline uus arhitektuur, mis on tegelikult sama leidlik. See on maastus oludes Kalahari kõrbes ja see on kämpingutüüpi maja ja ta on ehitatud liivavõttidest. Ja see liivavõttid on üksteise peal, nad on ära tsementeeritud ja sellega peavad põhiliselt seda kuumust kinni ja näevad tegelikult hästi kihvid välja, et see ka tõeline kaasaegne arhitektuur. Samas sellised leidlikud momendid sinna juurde, millest ikka nagu ehitad seal Aafrikast või mitte liivast. Ja ma arvan, et sellest on nagu kõvasti õppida ja miks mitte leida ka meil sellised kohalikud materjale. Ja me Meridiani üles tulles Põhjamaale, Peegulinna, siis on huvitav vaadata, kuidas siin kohalikud inimesed nagu seda disaini imu või väljendust nagu väljendavad. Peegulinn on teada selline suhteliselt ka, ütleme, alla keskmise sissetulekuga inimeste paik on pikka aega, aga siin on ka oma ehituspuu. Et korraga hakkasid tekkima siia sellised kummalised värvid, et ilmselt ma tean, kas saadi kuskilt mingit värvijääke või on see tõesti nagu nende inimeste maitsel. Aga ma olen kohutavalt üllatanud, kui ma sellest sügisvärvides Peegulinnas avastasin selliseid kummalisi koosluseid. Et ma tean jälle, et mina arhitektina tuleks selle peale sellisele kahvatu kollasele majale panna, et see uks on selline, see värv on ka see õige, et on selline elektriroheline ja siis on ka sellised samblarohelised ruudud sees, et selle peale annabki tulla. Ja kui ma siis käisin ja vaatasin neid maju, siis ma algusest püha viha peal, eriti selle maja peale, sest see on see meie maja vastas. Ja see värvide koostus on minu jaoks niivõrd absurdne. Ükspäev ma võtsin selle fotoaparaadi ja hakkasin neid klõpsima ja siis ma leidsin nagu mingi võlu sellest. Ja mõtlesin, et võib-olla ei pea nagu nii kriitiliselt suhtuma sellest, mis inimesed ise teevad. Ehkki minu mõttes see on vist seaduse vastane. Pole võimatu, et just ka sellise roosa aiaga maja, et üks rohelise uksega ja kahvatu kollase värviga. Et täitsa neid tasub analüüsida ja võib-olla midagi nagu enda jaoks leida. Et see mõte oli tõesti, et võib-olla ei peaks alati nii kriitiline olema. Maainimesed on alati juba leidlikud olnud. Et ma ütlen jälle, et professionaalse arhitektina et ütlen ilmselt see laudahoone, mis on Setumaal, see suvi ma selle leidsin Võõpsu külast ja selle peale annab ka tulla, et see kui tavaline kropp, et laduda sinna pisikestest kohalikest kividest muster sisse ja näete, seal nurgas on mehe kuju, pisut ebaproportsionaalne, aga ma ütlen jälle, mina ei tuleks selle peale, et teha selline mehe kuju ja panna tal veel selline ornamentidega raam ümber, et tõeline leid kuskilt Võõpsu külast.
et teinekord sellised, ma olen nagu kahju isegi sellest, et seadus meil ei luba enam maainimestel ise oma maju ehitada. Sul alati olema professionaalne arhitekt, et peaks selle üle rõõmu tundma. No väravad on üldse selline teema ja aiad, mis on alati meeldinud, et inimesed on kohutavalt leidlikud. Eriti neid, kellel ei ole raha. Kellel on raha, need lähevad poodi ja ostavad sealt rauda äravat või tellivad sepa kassepis väravad. Aga järgmine teema, selle üleval peaks olema kiri Lotte lasteaed, mida mis läinud täppa. Lotte lasteaed tekitab hoopis teisi mõtteid. See on üks vahvamaid ja innovatiivsemaid ehitusi minu meelest, mis möödunud aasta valmis sai, kui ma tegin seda viimast arhitektuuriaasta raamatut ja filmi, siis rääkides nende arhitektidega tuli välja sellised kummalised asju. Siin on hästi palju originaalmööblit. Tuleb välja, et seda tegelikult ei tohi teha. Et meil on euroseadused ja sertifikaadid, mis tähendab seda, et kõik meie tooted, eriti mis me lastele teeme, peavad olema sertifitseeritud. Ja see tähendab seda, et sellist väikest tollangut nagu ei tohikski üldse lastele teha. Et on loogiline, et keegi ei hakka sellisele üksikule mättele võtma mingit eurosertifikaati peale. Ja kui ma Siiri Vanneriga rääkisin, siis ta ütles, et kummal on see, et me teha lastele maja, siis lasteaia, aga me tahtsime teha lastele ka mängumaja, et üks nukumaja, et seda me teha ei tohtinud. Sellepärast, et see oleks olnud sertifikaat. See õue peale taheti, maastikuarhitekt tahtsid panna kuivat puu. Aga ta ei saanud seda kuivat puu panna, sellepärast, et kuivat puul ei ole sertifikaati. Aga talle pakuti, et sa võid panna selle Taani tohutu plastmassist nimega kuivat puu. Loobusid sellest. Et külmaste jaoks just ei olnud sertifikaati või vaja. Et see on nagu see, mis hakkab meie seda loomingut piirama. Aga siin on üks väike näide sellest, et meie oma majas vasakpoolne aken ja parempoolne aken on siis vana maja kunagi Tatari tänaval, kus me võtsime ära need raamid, sest et läks see maja lammutamisele. Ja see on nagu meie väike katsetus, et kuidas saaks nagu arhitektuurist sellist taaskasutust teha. Et vanu detaile ära kasutada sellist üle tänaval uks ja siis need aktsiaraamid. 2 või 3 aastat, mis nad kuskil laos seisid, siis täpselt projekteerisime nende alade järgi, mis meil ette olid, või need raamid ette andsid, piirdilistud ja see uks. Ja ma arvan, et selliseid väikseid katsetusi nagu tasub täitsa teha, need elavdavad seda muidu nendest valget kukkest. Aitäh! Aitäh! Siirad ja mõtlema vaja, et alati on tarvis professionaalsuse pitsi. Läheme siis edasi, kui on midagi kommentaare selle teema osas. Jaa. Mul on üks kommentaar. Mul argumenti ei ole, kui ma tahaks midagi öelda nende Pelgulinna maaaliste kaitseks. Need lõbused värvid meeldivad mulle. Ma loodan, et neid ei värvita ühte värvi. Mul on palju meeldivad. See oligi selle esitluse üks suundi, et seda kurssi avada ja seda isetegemise rõõmu tõsta esile. Mulle tundus nii.